USA president Donald Trump šokeeris taas eurooplasi. USA lahkub siiski NATO-st, kuid teeb seda järk-järgult. Ameerika Ühendriigid plaanivad oluliselt vähendada oma sõjalist panust Põhja-Atlandi allianssi ja panna märkimisväärse osa Euroopa kaitsmisest Euroopa liitlaste õlgadele. Sellest teatab väljaanne Spiegel, viidates NATO peakorteris toimunud suletud briifingule, mille USA kaitseministeeriumi esindaja Pete Hegseth pidas Euroopa kolleegidele. Väljaande andmetel kavatseb Washington oma osalust NATO jõudude mudelis ümber hinnata ning on juba kutsunud liitlasi üles võimalikult kiiresti tulevasi puudujääke kompenseerima. Tegelikult on öeldud, et USA ei hakka mitte ainult sõdureid Euroopast välja viima, vaid viib ära ka raketid, lennuväe ja laevastiku Euroopast. Aga paradoks seisneb selles, et Euroopa kaitseministrid on juba tunnistanud, et nad ei suutnud isegi kohtumist oma Ameerika kolleegi Pete Hegsethiga saavutada. Seal tehti lihtsalt selgeks, miks Saksamaa ja öeldi, et Holland ei kavatse Euroopasse tulla. Aga mis on veel ohtlikum, Trumpil õnnestus siiski leida viis, kuidas USA seadustest mööda hiilida ning nad hakkavad vägesid Euroopast välja viima. Ja nüüd muide sai selgeks, miks Saksamaa ja Holland loovad kiiresti uue armee korpuse Balti riikide kaitseks. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla, et YouTube'i algoritmid soovitaksid seda saadet võimalikult paljudele vaatajatele. Olen tänulik teie kommentaaride eest. Ja tellige ka minu Telegrami kanal Bitši News. Link sellele on selle video kirjeldused. Niisiis, Pentagon kogus möödunud reedel kokku kõrged NATO ametnikud ja teatas neile USA vägede vähendamise plaanist Euroopas. Nagu täpsustab Saksa väljaanne Spiegel, plaanivad USA NATO raames vähendada hävitajate arvu umbes kolmandiku võrra, oluliselt vähendada strateegiliste pommitajate arvu ning loobuda allveelaevade pakkumisest. Lisaks sellele on kavas vähendada osalemist varustamise tagamisel. Varustamisel hävitajate, luure- ja ründedroonide ning tankerlennukitega. Kohtumisel osalenute sõnul oli Ameerika poole signaal selles osas ühemõtteline. Asi on selles, et ameeriklased otsustasid oma relvastust ja tehnikat Euroopas märkimisväärselt vähendada ja lihtsalt välja viia. Ja kahjuks on see Donald Trumpi kaval käik, sest me oleme seda juba arutanud. Ameerika Ühendriikides võeti eelmise aasta lõpus vastu seadus. See keelab Ameerika presidendil vähendada Euroopas asuvate vägede sõdurite arvu alla 76 000 sõduri. Tundub, et Trumpi leeris otsustati, okei, me võime jätta 76 000 sõdurit, aga sõjatehnika viime lihtsalt Euroopast välja. Veel kord, need on hävitajad, tankurlennukid, pommitajad, raketisüsteemid, droonid, lisaks veel ka mereväe koosseisu kuuluvad üksused. Samal ajal andis Washington mõista, et säilitab tuumaheidutuse Euroopas, kuid soovib kontinendi tavapärase kaitse suuremas osas anda üle Euroopa riikidele. Ja nüüd selgitas Pete Hegsethi nõunik sellist seisukohta ülemaailmse olukorra muutumisega. USA arvates on Euroopa liitlased juba suurendanud kaitsekulutusi ja suudavad võtta enda peale rohkem vastutust. Brüsselile tulid sellised plaanid ootamatult. Euroopa diplomaadid lootsid siiski järk-järgulisele lähenemisele, kuid pakutud kärbete ulatus osutus palju suuremaks. Samal ajal on osa Ameerika Ühendriikide võimeid väga raske tõesti kiiresti asendada. Kui hävitajate puudujääki saab osaliselt kompenseerida F-35 tarnetega. Aga kuidas siis? Bundeswehr, Saksamaa kaitseministeerium, peaks saama esimesed sellised lennukid järgmisel aastal, aga Poola on juba saanud esimesed 3 sellist lennukit. Aga strateegilised pommitajad, mis suudavad kanda tuumarelva, on probleem, sest eurooplastel lihtsalt ei ole selliseid. Lisaks sellele jääb probleemiks ka Ameerika lennukikandjate asendamine. Ja nagu ajaleht Spiegel teatab, edendab Donald Trumpi administratsioon NATO 3.0 kontseptsiooni, mis eeldab, et eurooplased peavad lühikese ajaga võtma enda peale peaaegu kogu mandri tavapärase kaitse. Alliansis nimetatakse toimuvat juba pöördepunktiks ja kuni juuni alguseni, tähelepanu kuni juuni alguseni, see tähendab, et juba järgmise nädala jooksul ja NATO liitlased peavad esitama ettepaneku Ameerika võimete asendamiseks. Ja uue koormuse jaotamise mudeli loodab Washington vormistada juba NATO tippkohtumisel juulis.
Ja nüüd on külaliseks USA välisminister Marco Rubio, kes juba selgitas, miks see nii toimub. Ütles, et meil on lihtsalt vaja vägesid teistes piirkondades. Nüüd toon teile natuke rohkem üksikasju. Ja briifingu eurooplastele viis läbi Alexander Velles-Green. Selgituseks, ta on Elbridge Colby asetäitja ja Elbridge Colby on Pete Hegseti asetäitja poliitika küsimustes. See on just see inimene, kes lobistas 2025 aastal näiteks Ukraina USA luureandmetest ilmajätmise eest. See on see inimene, kes lobistas 2025 aastal sõjalise abi peatamise eest. Ja just Elbridge Colby oli siis see, kes nagu lobistas ideed, et Ukrainale ei anta luureandmeid, mille tõttu Ukraina relvajõud olid sunnitud taanduma Kurski oblastist. See kõik oli Elbridge Colby töö ja tema asetäitja pidas briifingu eurooplastele. Ta esitas kohalviibijatele konkreetseid numbreid USA osaluse kohta Euroopas. Pakkumine osutus palju radikaalsemaks, kui eurooplased ootasid. Kordan veel kord, eurooplased ootasid vaid väikseid muudatusi, kuid ameeriklased lõikasid otse elavasse lihasse. –1/3 hävituslennukitest, märkimisväärne strateegiliste pommitajate vähendamine, mõlema praegu Euroopas asuva lennukikandja väljaviimine ning lisaks kõigi allveelaevade väljaviimine. Samuti eemaldavad USA täielikud luuredroonid ja vähendavad ründedroonide arvu. Pealegi on eurooplastele seatud range tähtaeg, ehk siis veel kord, juuni alguseks peavad nad esitama plaani, kuidas ja millega see kõik toimub. Miks selline kiirustamine? Asi on selles, et 7.–8. juulil toimub Türgi Ankaras iga-aastane NATO tippkohtumine. Ja just sellel tippkohtumisel tahavad ameeriklased kuulutada välja uue NATO väemudeli, milles USA lihtsalt eemaldub Euroopast. Nad tahavad selle juba juulis välja kuulutada. Eurooplaste jaoks on peaaegu kõik eelpool mainitu suur probleem. Ehk siis nagu ma juba ütlesin, F-35, neid saab veel kuidagi asendada, ehk ameeriklased võtavad omad ära, aga Saksamaa ja Poola ostavad endale juba samasuguseid lennukeid. Aga mis puudutab strateegilisi pommitajaid, siis kuulge, eurooplastel neid lihtsalt ei ole. Ehk neil põhimõtteliselt selliseid pommitajaid ei ole. Nad ei tooda neid, järelikult kui ameeriklased viivad omad ära, on see probleem. Lennukikandjatega on sama probleem. Trumpil oli siin tõesti õigus, sellega on probleeme. Pealegi eurooplastel lihtsalt ei ole ja lähiajal ei tule ka tankurlennukeid. Need lennukid, mis tankivad õhus. Ja see on, tuletan meelde, NATO lahingukontseptsiooni võtmeelement, mis on suunatud õhu ülekaalule. Lisaks ütles see uuele Screennet, tsiteerin, USA on valmis tihedalt koostööd tegema nende partneritega, kes on valmis kiiresti tegutsema. Ja mõned eurooplased tõlgendasid seda kui kaudset ähvardust, et USA ei hakka kaitsma neid rünnaku korral. Ja on huvitav, et kohtumisel NATO riikide välisministritega samal reedel selgitas Marco Rubio, USA välisminister, seda otsust USA kohustustega Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, Läänepoolkeral ja Lähis-Idas. Ja Rubio ütles, et tuleb olla realistid ja, tsiteerin, anda USA'le võimalus valmistuda 2 rinde konfliktiks. Siin on küsimus, millised on need 2 rinnet, Iraan ja Kuuba? USA ei kavatse ju Donald Trumpi sõnul Hiinaga Taiwani pärast sõdida. Veel kord, ehk siis USA'l on praeguse presidendi administratsiooni plaani kohaselt ilmselt 3 operatsioonitsooni. See on Läänepoolkera, just seal, kus on Kuuba, siis Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, kus on Hiina ja Taiwan, ning Lähis-Ida, kus praegu käib sõda Iraaniga. Trump ütleb, Taiwani pärast me ei sõdi, aga Rubio ütleb, meil on vaja vägesid 2 rindeks. Loogika ütleb, et sõda Kuuba ja Iraaniga toimub samal ajal. Samuti on oluline märkida, et Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius tunnistas, et oma hiljutise visiidi ajal USA'sse ja Kanadasse ei õnnestunud tal isegi kohtuda USA kaitseministri Pete Hegsetiga. Pentagoni juhil olid teised prioriteedid ja ta suundus Singapuri julgeolekukonverentsile. See tähendab, et saabus Euroopa üks võtmetähtsusega liitlane, aga teda lihtsalt saadeti minema. Öeldi, kuule, praegu pole sinu jaoks aega. Ja selle taustal hakkavad eurooplased lõpuks tegutsema. Saksamaa ja Holland otsustasid luua uue Ameerika kiire reageerimise korpuse Balti riikide kaitseks võimaliku Venemaa sissetungi korral. Korpuse staap hakkab asuma Saksamaa linnas Münsteris. Korpuse peamine ülesanne on kiiresti tagada suur hulk vägesid. Oodatakse, et sinna võib kuuluda kuni 60 000 sõdurit.
see saab olema juba teine NATO armeekorpus, mis on loodud Balti riikide kaitseks, kuid esimene, mis keskendub ainult Balti riikidele. Praegu on NATOl armeekorpus, mille peakorter asub Poolas Ščečinis, kuid see vastutab muu hulgas ka Poola eest. Üldiselt on eurooplased siiski hakanud sellele kõigele kiiresti reageerima. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage jätta like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!